oleme liikumas siis Gibraltari suunas, et siit kaugelt on juba seda nende terava tipuga mäge näha või siukse oma kujuga. Ega teist sellist vist ei ole. Mäe otsas oli näha ka juba seal mere peal seda laevade sadu, aga siit enam ei näe. Ma loomulikult ei jõudnud õigeks ajaks kaamerad käima. Oleme siis Gibraltari väravates peaaegu, et siin need laevad siin niimoodi seisavad ilusti kõik. Põmm. Täitsa tuttav kant juba, oleme siin olnud. 400 meetri pärast ringteel valik. Nii, otsime vaba platsi siis, kuhu ennast parkida. Jääme siia tõenäoliselt ööseks. Kas leiaks kuhugi siia koha või? Nii, 24. päeva lõuna, tänane päeva õhtu. Tänane päevasündmus siis Anne tuli meile külla, Sille ema siis tuli lapselast vaatama. Oleme siin Gibraltari mäe külje taga parklas ööbimas, parkimas ja nüüd tulime natuke jalutama siia mere äärde jahisadamasse. Anne ööbib seal hotellis, mis otsa ees paistab. 6. korrusel oli ilusa vaatega koht. Ma pean tiiru peale tegema, Sännu keerutab mind. Ja nii. Ja ega me muud ei olegi päeval teinud, kui tiirutasime seal lennujaama lähedal, saime Anne kuidagi leidsime seekord kiiremini üles kui eelmine kord. Käisime peale seda veel Aldis ja siis tulimegi sõitsime siia Gibraltarile, et see oli ka omajagu siuke 120 või 30 kilomeetrit. Ja nüüd siis oleme kohal. Selles suhtes on kõik väga hästi. Poika ka näed, uus asi, oskab isegi vankris natukene olla, ilma magamata üleval. Suhteliselt tuuline on, päike paistab, päevasel ajal oli siuke üsna soe, aga tuuline tegelikult ei olnud soe. Kraadiklaas näitas küll 19 kraadi, aga tundus ikkagi jahe ja siis öösel lausa oli 4 kraadi, nii et pole siin nii soe midagi. Võib-olla Eestis oli sama palju sooja, ei oskagi öelda kohe. Vot selline lugulaul meil siis täna. Ega me siin pikalt ei kudruta, homme läheme Gibraltarile ja siis vaatame, mis seal pakutakse. Kaugele me pääseme, kaugele me jaksame jalutada. Siin selle parkimisplatsi peal on igatahes igavene hunnik neid karavane, et siit ikka läheb niimoodi nii kauga kui silm seletab. Ma arvan, siin on mingi paarsada tükki. Vot siuke värk. Aga selles suhtes tore ala, et tuled tõkkepuu tagant, võtad pileti 24 tundi ja mingi 15 või 17 euri. Siin on paakide tühjenduskoht, saad vett võtta, elektrit ei saa, aga noh, elektrit polegi vaja ja saad vabalt hakkama siin. Ei ole üldse mingit probleemi. Vot uhked jahid siin hakkavad tulema ja niimoodi särki-värki. Nii tuuline, et lapsele tuleb jope selga panna, kui püsti võtta. Vanaema tõi linnast jope kaasa. Teadis, et siin pole nii soe midagi, nagu Sille üritab tõestada, et siin paljaste kintsudega ringi käib. Vot nii. Aga vot seal on vähe siuksed suuremad, uhkemad jahid. Nii. Siis siin niimoodi jalutades on näha kaubalaevad. Tõenäoliselt, mis sealt Gibraltari väinast või kus, mis iganes see on tulnud. Nii, ma ei tea, mida nad seal seisavad või kuhu nad lähevad. Siin on mingi vist kaubasadam või midagi seal. Siis
lähme näitame seda uhket. Jahikesed väiksed. Sõidu sikutab mind teises suunas. Nii. Vot siuke paras pirakas. Ilus värk siin, see värk. Tuuline. Nii, oleme oma jalutuskäiguga jõudnud siia kai lõppu vist. Siin tundub olema väike tankimiskoht aeropaatidele. Vot siuke vaade. Ja kokku läheb ja linnakene jääb siis sinna poole. Ja see väike küngas, kuhu me homme lähme. Võt nii. Ja veel siis väike päevasündmus. Poisil on esimesed papud toodud jalga niimoodi. Mis firma värk kohe on ja musikas. Nii, käes on siis 25. päev meil. Oleme suundumas Gibraltarile. Kõik neljakesi siin kutsud jäid autot valvama parklasse. Et vaatame, mis see Gibraltar meile siis täna pakub. Ega siin mingeid ootusi ausalt öeldes suuri ei ole ja mingeid plaane meil ei ole, et kui kaugele minna või mida täpsemalt teha. Et pigem vaatame, palju poja meile aega annab ja nii kaua seal vaikselt tiksume ringi, vaatame, mis toob. Niimoodi, näed, väike Oskar läheb Inglismaale. Siit, läbiminek. Loogis, mis sa siis mõtlesid? Ei, ma ei ütle. No minu ma võid anda ju. Ütled, sinu mees ja sinu laps. Aine. Nii, passikontroll läks küll kiiresti. Vaadati sisse ja eestlased, need on näpud, need nagu nii midagi korraldatud ei saa, need võib üle piiri lasta. Oli nii või? Neid ei pea veel kartma, et need sõja eest pakkunud, et tagasi tule. Nii, aga tundub, et järgmine kontroll. Jaa, et uus kontroll. Ei tea, mis siin 2 korda peab näitama. Esimene oli Hispaania poole. Nüüd on alles Inglismaale pääsemine. No võt, väike poiss läheb Inglismaale. Nii. Passikontroll läbitud. Probleeme polnud. Nii, piiri peal hoones sees keelati meil filmimine ära. Me oleme eeskujulikud inimesed. Me lükkasimegi siis kaamera kinni. Ei proovinud ka alt hõlma teha. Vot nii. Nüüd jalutame siis natuke maad suurele mäe poole ja siis vaatame, mis edasi saab. Nii, oleme siis Gibraltari siin suhteliselt alguses ja tundub, et me oleme kohas, kus peame ületama lennurada, et pääseda üldse sinna saare keskossa ja tagumisse ossa, et seda ei juhtu just väga tihti, kui inimesed juhatatakse üle lennuraja, aga siin see tõesti nii on. Väike poiss ka ärkas vahepeal ülesse juba. On jah, musirull. Tšau. Jaa. Nii. Ega siin väga tihti lennukid ei lenda, et mõned korrad ainult päevas, et eile nägime, kui tuli, eelmine kord, kui siin kandis käisime, siis nägime, kui läks.
ainult British Airlinesist käib Inglismaa vahet ja muud mitte midagi. Ja ega see lennurada siin väga pikk ei ole, kui võtad, et siin on otsa ilusti näha ja seal tegelikult on otsa ilusti näha. Eks see on saare kõige laiem osa, kuhu see lennuk on pandud maanduma ja õhku tõusma. Tundub loogis. Päris äge, mõtle. Päris põnev, jah. Kes ei ole mingi mingi asjad teeb kõik lihtsalt äge. Kes sa saad öelda, et sa oled lennurajal kõndid? Kas paneme piknikuplatsi üles siia? Huvitav, kas meid aetakse ära? Millal tuleb lennuk? Tunni aja pärast. Kurat, liiga pikka aega, et oodata. Siin. Me jõuame juba poolele sellele künkale tiiru peale teha. Selle ajaga. Nii. No nüüd võib öelda, et me oleme lennurajal vist, eks ole. Siia peaks siis maanduma. Vaata, kui väikse hooga saab tegelikult suur lennuk üles. Ja seal läheb, vaata see ots läheb tõusevalt, et kui hoogu ei ole piisavalt, siis on see kukkumine siuke vähe lihtsam, et saavad veel variante üles minna. Vaat, nii. Oli küll segane jutt jälle, aga no mis sa teed? Hommikul vara hakka pihta siin. Tegelikult on kell juba, palju on? 10. Ja kohaliku aja järgi. Oota, Inglismaal on ka teine aeg, jah? Ja laupäev on meil täna siis, mitmes meil on täna? 8, jah? 8. veebruar. Tahtsin november öelda, aga on veebruar siiski. Nii. Kohe siin lennuraja kõrval mängivad lapsed jalkat. Mingisugune ajalootegelane on siia pandud. Meie ei ole väga uurinud, kes see ajalootegelane siin on. Aga küll me selle välja nuhime. Ja näed, siis seal ongi juba majad ja elamine ja ehitus ka käib, kraana on püsti. Et vot selline värk siis. Nii, tulime jalkat vaatama siis. Sille suur jalkahuviline. Mõtles, äkki läheb ka siin, saab teha väikse palli tagaajamise. Või noh, meeste tagaajamise pigem. Nii. Nii, Anne. Tahab lapsega minna helistama kellegile. Huvitav kellele. See putka on ka nii ära väsinud juba, kõik käivad siin pildistamas ja filmimas kindlasti. Niimoodi, väike tankla, selle ette on kohe pandud jälle mingi iluvärk siia. Vot selline elu. Nüüd jõudsime kohe kuhugi koledamasse alasse, kus käib tegelikult vist lihtsalt ehitus. Ehitatakse uusi tornmaju siia. Rahvas ikka ära mahuks. Kas me läheme? Nii. Läheme siis mööda Anneteed. Eks ole. Kuhugi kortermajade vahele juhatatakse meid selle asemel, et minna mööda ilusat rannapromenaadi. Aga no mis seal ikka. Nii väikses linnas või ümber kivi siin annab trenni teha, et pea hakkab ringi käima neid ringe joostes siin. Või ei hakka. Kõik jooksevad muudki. Nii, tulime siia mere äärde rohkem. Vaatame, siin oli näha meie kaldast ka ühte suurt laevakesta, mille tagumik paistab siia praegu. Huvitav, kas see on lihtsalt hotellina või sõidab ka kuhugi? See oli eelmine aasta ka. Okei. Siit saad rentida omale
skuutril minna sõitma. Kes soovib siis. Nii hakkad vaatama, et siuke väike nunnukene siin see külavärk, aga et kõik on jube kitsas. Vaatasime, et kõige suurem ala tee äärest oli antud jalgratturitele mõlemas suunas liikumiseks. Autod said ühtepidi käia ja no inimestel oli vaevu meetrine laiune kõnnitee. Ei midagi enamat. Tahab, saab hommikusööki tulla siia sööma. Breakfast, full breakfast 9.25. Noh, mis eestlasel maksta siis on? Õhku laite käru üles. Käru peame ka üles vedama. No vot. Nii, vahepeal tuli lapse vanker üle. Sillakese vedada ei olnud siin kaldteid. Tegelikult on jumala nunnu kohake siin ju. Aine, siuke mereäärne. Aga samas on nii tuulevaikne, et kui muidu oli suhteliselt kõva tuul igal pool või siuke jahe, siis siin täielik tuulevaikus. Et kui nüüd siit otse vaadata, siis võt Anne ööbis siin hotellis. Võt selles. Ja oli väga hea ja väga rikkalik hommikusöök. Kõiki nimesid ma isegi ei osanud öelda. Kahjuks ei osanud ei julgenud filmida. Nii, oleme nüüd sisenemas juba siia natuke rohkem saare keskemale osale, aga mitte päris. Tegelikult on saar ikka päris suur, peadnäha tundub päris väike, aga... kaarti osta. Ostame. Osta. Põmm. Uriinitunnel pimedal ajal, aga ei ole, aroomi järgi ei ole, ütleks nii. Nii, Sille, mis väljakul me nüüd oleme? Keskväljak, kuulsite? Ütleme nii. Või Vabaduse väljak. Siit hakkab see pull pihta. Näed, täitsa kogemata leidsime selle koha üles. Nii, ja siis läheme mööda seda tänavat sealt pikalt. Siit saab süüa, siia võime jääda terveks päevaks, kui vaja. Aine. Kuidagi sa mõistad, ta on lupp lahti võtta praegu. Vot selline vanalinna tänav vist. Isegi päris nunnu või noh, jätab üldmulje pigem meile nunnuka. Vägev rongkäik, ka kõige väiksemad on tööle pandud.
nii, tulime kirikusse siis. Tegelikult otsime kohta, kus lapsele süüa anda. Lähme siin altari taha, saad seal vaikselt anda. Käisime siis siin kirikus, hea koht, kus tegelikult ka lapsele süüa anda. Inimesi vähe. Kaabel täna ei tööta. Kaitsevägi. Ei jõudnud päris lõppu välja, jõudsime umbes peale. Aitab küll selleks korraks on põhjust järgmine tagasi tulla. Et tegelikult oli väga tore vanalinn ja kõik märgid-särgid. Et küll väga paljud just nagu turistikas, aga ütleme nii, et turistikal ja turistikal on ikka suur vahe, et siuke mõnus, lubane, ütleks üle keskmise ilus koht oli, õnne. Et täna ööbime siis siukses linnas nagu Alžeerika. Tundub olevat sadamalinn. Palju laevu siin sadamas. Kraanad püsti, särgid, värgid. Tahvli kasutamine keelatud. Kes seda teeb? Kahekümne 25. päeva õhtu on käes, oleme jõudnud siuksesse linna nagu Alžeerika ehk teisisõnu tegelikult otse ees paistab ikkagi Gibraltar. Hakkab päeva lõpuks see nimi ka juba segamini minema, aga oleme siin äärelinnas ja ööbime puhtalt siin, et hotell on siin rohkem kui poole odavam, et saime 40 euroga toa Annele. Kui seal Tarifa Gibraltari külje all oli see 85 euri, et siin kaugemal on näha konteinerlaev tuleb sisse, poolega jälgida. Ja siis nüüd veedame öö siin, et ei hakanud täna nii hilja sinna Tarifale minema, aga homme põhimõtteliselt sõidame Tarifast isegi nõksa läbi ja peale seda on meil välja valitud üks kämpa koht, et loodame, et sealt tuleb siuke tore mõni vaba päev, kus lihtsalt elame oma igapäevaelu ja saame natukene toimetada, võib-olla tööasju ka ja õhtul siin vaja suurelt Anne suur sünnipäev pidada.
viimane 5 ta väidab. Ootab juba jubedalt oma 6. pikisilmi. Noh, nagu enamus inimesed tõenäoliselt. Kolmanda pealt ootamise ära. Et Kolme pealt Mille ära? sünnipäevade ootamise. ja et lähme ühesõnaga homme, kas vaatame, õnnestub kuhugi välja minna või nõnda edasi, et tähistada siis Anne ilusat 59. sünnipäeva. No aga ega siin muud pikka pidu pole, et mis seal ikka, chillime edasi. Oskar poiss on täna nii tubli jälle olnud. On ju? Usirull. See tundub mingi kalastuspiirkond olevat rohkem. Siin on rohkem selliseid nagu paate. Mitte nagu uhkeid purjekaid. Seal on mingi kalarestoran. Tere vara hommikut. Tegelikult vist ei ole vara. Kell on 10. Kohaliku aja järgi, Eesti aja järgi juba peaaegu 11. Et 26. hommik on kätte jõudnud. 9. veebruar. Teadagi ämma sünnipäev, kes on ka meiega. Oleme siin teisel pool seda Gibraltari kallast või kus iganes. Mingi Alžeerika nimeline linn oli vist, kus me praegu viibime, kus me ööbisime. Ööbisime siin lihtsas parkimisplatsi peal. Anne oli natukene maad kilomeeter eemal odavas mingisuguses Marina nimelises hotellis. Noh, 40 eurot oli öö, mis seal ikka siis tahta nii väga on. Et tuba oli olemas, kõik muu oli nagu ta oli jutu järgi, ei midagi erilist, aga sai ööbitud. Ja nüüd hommikusöök on meil söödud, asjad kokku pakitud enam-vähem. Laps tegelikult teeb hommikuse une veel ära ja siis sätime sinna suunas, et nüüd ütleme kusagil siit Alžeerikast Kadisi suunas või pigem Tarifast edasi Kadisi suunas on hästi palju kämpingalasid ja siukseid suht mõistliku hinna eest 15-20, maksimum 25 eurot. Aga nad on just siuksed mõnusad suured, kus on midagi teha, ilus koht, kus istuda, saad oma asjad välja tõsta, toolid välja tõsta ja siis minna ja siis nautida kohapealset elu. Et see plaan meil ongi täna nüüd, et leida see koht, kus olla ühe koha peal mitmeid päevi ja lihtsalt teha natukene võib-olla tööd ja mingeid muid asju seal, et mitte rännata kõrini sellest rändamisest, midagi teha ei jõua, kui sõidad ühest kohast teise. Vot, ega pikk jutt on teadagi ju, mis jutt, nii et vaatame, mis päev toob õhtul. Kui hästi läheb, siis õhtul lähme Anne sünnipäeva tähistama ja võib-olla saab Oskar esimese restorani kogemuse. No vaatame. Oleme Tarifa suunas liikumas. Aken on natukene piiski täis, aga need on seespool, nii et ei saagi neid praegu ära võtta. Mis teha? Oleme nüüd Tarifal ja põhimõtteliselt oleme siin kõige lõunapoolsemas Euroopa otsas. Et tegelikult on ees juba näha Aafrika mannet. Teeme väikse
meeldetuletuse ära, kus me siin olnud oleme ja autoga ja siis paneme edasi Kämpa platsi suunas, mis on täpselt Tarifa ja Kadiisi vahepeal. Seal neid on õigemini päris mitmeid, terve see rannaäär on enam-vähem täis neid. Nii, pühapäeva lõuna on käes, kell on umbes 1. Oleme jõudnud oma esimesse kämpaalasse, siis siukse suuremasse, kus on 200 ja rohkem kohti. Regasime ennast ära, saime kokku lepitud, et oleme vähemalt 3 ööd, võib-olla ka kauem. Annele võtsime mingi bungalo, mis iganes see on, aga päris korralik tundus olevat. Käisime, jalutasime kõik läbi. Siuke mõnus mändide all, suur park, kõik on puhas, korras. Ööbimishind on ka päris okei, koos elektriga on suurusjärk 25 €, kui oled harva ja kui oled 7 ööd ära, siis saad juba 19 €. Nii et me vaatame, me saame jooksvalt otsustada, et meile broniti nädalaks ära, aga ei pruugi olla nädal aega siin. Vaatame, kuidas meeldib, kuidas ei meeldi, kuhu edasi. Et vot sellised, aga nagu ikka, igal pool külg külje kõrvale ei anta sulle mingit privaatsust. Kui tahad privaatsust, mine Eesti RMK metsa talvisel hooajal, siis saad privaatsust. Vot selline elu siis meil. Päris äge vä? Loodame, et saab vinge olema, et me siin omale tegevust ka leiame ja käime ära kindlasti mere ääres, käime ära kusagil restoranis täna. Vot sellised on need bungalod umbes. Vot sellised. Vot niimoodi. Ega see koha valimine poolt ka lihtne, eriti kui oled otsustusvõimetu. Meile anti mingi 5-6 kohta valida, lõpuks valisime ikkagi 7. Küsisime, kas seda ei saa, siis öeldi, no saab ikka. Võtsime 7, aga öeldi, et pole kindel, et me sinna pääseme oma autoga. Vaatame. Iga selle koha ees on oma elekter, vesi, kanal, saad kõik siia. No kanalit vist ikka ei ole, see tuli seal ees ära õiendada, aga meil on paagid suht korras, pole vaja midagi teha. Siin on omad duširuumid, särgid, värgid. Täna teeme lapsele vanni Anne bungalos ja vaatame, mis siis edasi saab. Nii, nüüd hakkab meie tänav. Lähen kõigepealt esiots sees, vaatame, kumba pidi me üldse üritame ennast sinna parkida. Nii. Vot, tulimegi natuke vale ots vist ees, tundub nii. Aga vaatame, kas saame siin ümber keerata. Vähe kahtlane tundub, aga proovime. Nii, oleme ennast vaikselt hakanud lahti pakkima siin kämpaalas. Annel juba lõunaseks söödud. Poiss sööb toas ja mida meie teeme? Meie teeme kohvi. Võtsime kodust kaasa omaenda kohvimasina ja vaatame, kas siin kämpaalas õnnestub see kohvi tegemine. Ega vist väga paljudel niimoodi oma kohviautomaat kaasa pole võetud. Me oleme nüüd 26 päeva reisinud ja mõtlesime, et no nüüd on see koht, kus seda kasutama hakata. Et hommikuti ei ole just, kui väljas on suht jahe, ärkad ei ole viitsimust tulla siia õue seda kohvi tegema kusagil parkimisplatsi või suvalise ala peal, aga siin tundub siuke täitsa tore ja vähemalt esialgu on palju lubav, et siit saabki latet näiteks nüüd.
vaatame. Koerad on ka sisse seatud, tegime pesa neile. Rocco istub truult õues meiega, aga Säinu esimese asjana, nii kui lahti lasin, tema läks oma kuuti ehk autosse. Vot selline värk siis. Hello. Nii, ja vaatame, kas kohvi ka tuleb. Piimavahtu sai. Nii. Küll ta tuleb, kus ta pääseb. Ja tuleb. Saad sa aru? Ta tuleb. Nii. Ja ongi valmis. Võtame ära ja viime esimese rasproovipanne. Kas siis töötab? Me ei saa siin riskida. Mis mustad? Ei teagi, mis mustad täpid need on. Ma ometi vaatasin, et klaas oli puhas ennem, aga võib-olla siis ei olnud. Vaatame uuesti. Nii, siis näitan, kuidas tegime pitsat. Väga lihtne. Paned niimoodi keraamilise selle sisuga panni peale, väikse tulega ja läheb jumal ilusti soojaks. Ja siin meie väike tupsu teeb oma lõunauinakut. No, kas pole mitte nummi või? On ju nummi. On ju? Kuulge, hakkame nüüd pitsat sööma. Tšau! Nii, olen jõudnud siis vist ookeani äärde või? Meie kämpa kohast mingisugune 3-4 kilomeetrit või 3 pigem vist, jah? 2-3 kilomeetrit. Ilus rannake. Aga ega siia kõige parem tulla ei ole. Meie autoga siia naljalt ligi ei pääse selle koha peale. Käisime siis juba restoraanis otsimas lauda Anne sünnipäevaks, aga tuli välja, et söögikoht või köök avatakse 7:30. Et siin on siuke kindlad kellaajad, kui köök töötab, et see ei ole, et ainult õhtul töötab, vaid mis siin oli mingi 3-4 korda päevas. 3 korda päevas saad tulla ja õhtune aeg on 7:30 õhtul. Nii et lähme jalutame natukene, teeme mingid joogid, särgid, värgid ja siis tuleme kell 7 tagasi. Oli 7 või? Et siis 7:30 köögist tellida. Vot, nii. Nii, ja kätte on jõudnud õhtu, Anne sünnipäeva õhtu. Annel on muidugi söödud juba, meie siin alles alustame, aga Anne on meil kiire sööja. Või noh, tegelikult talle pole veel toodud. Või ta ei julgenud tellida, ta ei teadnud, palju ta raha kaasas on, et kas jagub kõigile 3. Nali naljaks tuleb, küll ta tuleb. Meie tellisime Sillega Iberiani mingid lihatükid ja sa tellisid mingisuguse ribi, aga mis ribi ei tea või? Kohe tuleb, vaatame, mis tuleb. Ohoo. No vot, siuke ribi. Kas see on ka Iberian või? Kirjas ei olnud. Kirjas ei olnud. No meie sööme Iberianit. Tupsu meil magas nii ilusti meie eelroo ajal, sel ajal meil polnud meeles kaamerat käima panna.
aga pole hullu. tahad? Väike õlu ka kõrvale ja ongi tore. No näeme. ...27. reisipäeva õhtu. Täna ei ole ühtegi videot ega tegemist teinud. Oleme siin laagriplatsil olnud. Naised on lapsega jalutanud. Mina olen rohkem autos istunud. Käisime, vaatasime järgi, kuidas homme auto siin ära pesta. Siin on täitsa pesukoht olemas. Serveerisime õhtuse cerveza. Ja nüüd... polegi siin muud midagi, inimesed vaikselt istuvad, siin on uskumatult vaikne, noh kui me jätame välja selle, et just sel hetkel üks vana Volkswagen minema sõitis, aga muidu on siin uskumatult vaikne kogu aeg, tegime sellise väikse vaikse olemise, kõik on omal kohal, Sännu, Roko, Anne, siis meie tubane värk. Niimoodi. Pisipoja sööb praegu. Tšau, Silko. Vot selline värk. Vaatame, kas homme teeme midagi põnevamat, aga tegelikult see päev oli väga vajalik. Nüüd juba mõtleks, et võtaks siit pakiruumist hantli välja ja hakkaks tegutsema ja särki-värki. Aga eks näis. Vot selline värk siin. Helikopter lendab. Käes on 28. reisipäev. Oleme tulnud oma kämpaala randa, kuhu on maad mingi paar kiltsa. Tulime, jalutasime siia kõik koos. Nüüd teeme väikse jalutuskäigu. Läheme katsume ookeani, mis temperatuura on. Ja siis vaatame edasi, mis saab. Esimene ookeani katsumine siis oma varvastega. Oi, liiv tundub päris külm. Noh, kuidas on? Ülearu soe ei ole vist. Seda küll, aga no nende laietega mina ei julgeks Vot nii. isegi korra Tegelikult on päris jahe, jah. Ja et see, et kämpaala on natuke maas, nii-öelda sisemaal, mitte siin päris veekogu ääres, on tegelikult seda istumisala ja päikese nautimist natuke parem teha, et muidu on siin ikkagi liiga jahe. Kahtlustaks, et veetemperatuur on mingisugune, ma ei tea, 12 ja 10. Ei tea, kas 10 on äkki ikka rohkem, aga ikka suht jahe võiks öelda. Telefon peaaegu kukkus vette, aga ei hullu. Päris tuuline, midagi hullu ei ole, aga väike ülevaate siit alt. Üleval ma olen olnud. Silku jalutab seal, ootab meid seal kusagil. Eks me läheme siit ülesse, seal üleval on restoraan. Meie majutuskoht. Nii, käes on meil mitmenda päeva hommik? 29 või? Äkki on 29. Ja nagu ikka, ükskõik kus meie ööbime, seal ööbivad kobused kõrval. Nii tuleb välja, et tegelikult Karavanpargi kõrval on kohe
setukad elamas. Ja ma ei tea, miks Sille arvab, et siin on nii äge karjamaa. Miks sa arvad, et siin on nii äge karjamaa? Vaata kui ilus puud ja rohelust ja pinnas on nii mõnus, siuke pehme pinnas. Mitte üleliia pehme, aga nii mõnus. Aga tundub nagu, et söök oleks puhas malts ju. Nagu mingi kultuurtaim ei tundu siin küll olevat. Jaa, aga vaata, need on palju rahulolevamad kui suure karjamaa peal ilma puudeta meie oma. No jaa, aga praegu pole temperatuur on ideaalne, pole putukaid. Jaa, aga piksemperad see on ilus. Nii, ja tulime siia Karavanpargi poodi. Nipet-näpet vaatama midagi. Või leiva peale või ühte banaani oleks vaja pudru peale. Hommikupudru. Pood on päris korralik. Ei ole suvaline väike supermarket. Hinnad on suht kallid. Vot selline poekene. Nii, käes on reisi 30. päev. Oleme oma kämpaalast välja tulnud. Istusime 3 päeva põhimõtteliselt seal. Tulime nüüd siia kuulsasse Hispaania võistluskohta, kus suured võistlused kogu aeg toimuvad talv läbi ja kus isegi eestlased käivad ja praegugi üks eestlane on siin võistlus tules, et Sunshine Tour on selle koha nimi. Et oleme siin ühe korra käinud jalutamas. Igavesti suur oli, mis siin oli eelmine kord 17 areeni või väljakut vähemalt, kus saab nagu võistelda ja teha, et siuke päris ulme suur koht. Ja nüüd vaatame, mis meil siin siis näha on. Oskar tuli esimest korda siia vaatama. Koerad jäid meil autosse. Ja siis, et oleme tunnike 2, 3 võib-olla siin. Ja kui üldse sisse pääseme. Ja siis lähme juba poodi ja vaatame, mis veel ja siis nii ongi. Vot nii. Praegu me tulime muidugi mingi parklaalalt, et ei kusagilt mujalt ja nüüd jõuame siia võistlusalasse. Golfiautod siin veavad inimesi, kes ühest kohast teise, sest see ala on tõesti tohutu suur. Siin on esimene talliala. Siin on mingi kontorijoone, aga kuna ala on suur, siis siin on need hobuste autod osad pargitud, sinna taha välja lähevad. Siin siis väike plaan sellest paigast, kus palju mida on. Nagu näete, neid väljakuid on siin oma jagu ja meie asume. Kus kohas me asume siis? Siin on parking. Aga lorrid on siin. Ja. Me on siin. Ja, nii. Peame siit ikka otse edasi minema kuidagi. No nii, lähme vaatame. Enne mainisin, et siin on restoran. See on alles siuke telgitagune restoran, et siin söövad võib-olla need tallipoisid ja muud siuksed hobustega seotud inimesed. Nüüd siuksed peenem seltskond istub ikka võistlusraja ääres uhkemates telkides. Nii, jõudsime kuhugi järgmise parkla juurde ja siin väike vist mingi messiala, kus saab mingeid asju vaadata. Hobused käivad siin võistlusraja ja esimene võistlusrada paistab või plats paistab siit. Mis number see on? Siin tulevad, näete niimoodi ratastel hobuvarustuse poed. Autosid on müüa, kes tahab. Varustuse poed. Siuksed vähe uhkemad vist. Tutsi-kutsid.
et see on põhimõtteliselt ikkagi võistluspaik, kuhu tullakse enamjaos raha kulutama, et siin käivad rikkad ja ilusad. Et meiesugustel rottidel pole siia küll asja, et üks mingi nädalavahetus ühe hobuse kohta on tõenäoliselt mingi 1000 eurot või rohkem kulu. Ja siis elad ja oled siin, oota, piilume korra, sealt saame piiluda sinna allapoole. Siin on jälle mingisugune söögikoht. Nii, siis saame piiluda siit ühele võistlusrajale siit tagant niimoodi. Ülevalt alla, päris hea vaade, erinevad väljakud, siis on näha. Seal see muruväljak on, kus toimub võistlus, siin ees on siis soojendusväljak, kus hobused soojendavad. Seal taga on muruväljak, kus toimub võistlus, seal kõrval jälle liivaväljak, kus soojendatakse. Et korraga toimub ikkagi väga mitmel võistlusareenil võistlus. Näete, 4 takistust kohe pandud soojendusväljakule. Meil tavaliselt on 2 Eestis. Meil rohkem kuhugi ei mahu lihtsalt, soojendusväljakud on väga väikesed. Siin vist on, ma arvan, soojendusväljak suurem kui meil a la Eesti suurim võistlusväljak või? Umbes sama tunduks ilma järgi või? Et Perila on vist kõige suurem võistlusväljak ja võiks umbes siuke olla või? Eks ta on teise kujuga natuke, selle tõttu on natuke raske hinnangut anda päris suurusele. Vot nii, ja nüüd siin selja taga kohe on, see on vist peaareen, on ju Silku? Ma ei tea, ma kohe pean. Et siin peaks olema nüüd vist peaareen, kus siis praegu midagi ei toimu, pannakse vist rada püsti. Mingi koer õiendab mu kallal, ei meeldi, et ma siin näitan. Nii, vot selline päris äge muruväljak. Kui vaadata lähemalt, siis see muru on siuke üsna tihe ja tugev tundub olevat. Siin on suured tribüünid ühel pool, siis on teisel pool restoran siin, siis näete, restoran on ka seal. Ega rikkad ilusad tahavad ju iga nurga peal süüa ja juua, nendega ei ole nii, et igal pool saad. Vot nii. Nii, leidsime ka meie ainukesed eestlased üles siin võistlemas. Holmpanga omanik ja tema tütar Grete Veske. Meie neid tegelikult isiklikult ei tunne, lihtsalt nägupidi oleme istunud lähestikku, aga mitte midagi enamat tribüünil. Ja pole ka siuksed, kes läheks kohe ja hakkaks tutvusi looma. Nii, siit siis edasi jalutades on kohe jälle ühed ratsavarustuse poed. Neid on siin päris mitmeid, nagu näha. Ja siis tuleb sealt veel mingid hallid ja värgid, särgid. Vot selline on see esmapilk sellest kohast. Nagu te näete, ilm on ilmselgelt jälle ilus. Päike paistab, päikse käes on väga okei olla, siuke natukene 20 alla, 18 kraadi, ma arvan. Täna pole tuult ka, nii et täna võiks täitsa päikest võtta, kes tahab. Aga me ei tulnud seda siia tegema. Vot, nii. Päris tore talve kohta. Eestis vist peaks praegu olema mingisugune mõned või isegi lausa sinna 10 lähedale külma, kui ma ei eksi. Vot, niimoodi on lood siin poolt sood, meie poolt. Vaatame, mis siis elu edasi toob. Nii, ja Silku natukene uuris siin koha peal järgi siis, mis värk kus on ja mitu väljakut ja bokse ja lase tulla, tulista. 1308 boksi, 7 muruväljakut, 13 liivaväljakut, 15 kilomeetrit matkaradasid, 7 restorani,
ja 800 parkimiskohta autodele, Vot, nendele hobusautodele. vot, kui palju. Mõelge ise, 1300 boksi. 3,5 hektarit mingit ala. Mingit ala, see oli küll päris hea vastus. Selge, kui mingit, siis mingit. Siin siis kohalik mingi restoran, kus, ma ei teagi, võistlejad tunduvad ja kõik söövad. Vaatavad siin erinevaid telekaid niimoodi erinevatelt areenidelt, kus parasjagu võistlus on, vaatavad seda ja vot siuke värk. Ja siin on, taga toimub liivaväljakul võistlus. Et päris mitmesel väljakul korraga on võistlus. Siin siis üks murvaväljak, sellel väljakul võistles ka eestlane. Me loomulikult jäime hiljaks selle sõidu jaoks, aga tuli välja, et tal ei läinud väga hästi ka, et ma ikka võtsin selle Holmagel ka omanikul sabast kinni ja teretasin ja küsisin, kuidas läks ja nii lihtne oligi. Vot, nii. Nii jalutame siin Shanghai tuuril edasi, et siis see peaks nüüd olema maailma suurim teisaldatav siseareen, mis siin püsti on pandud niimoodi. Vot siin hobused teevad soojendust ja võistlus on seal taga liivaväljakul. Nii, oleme jõudnud siia tahapoole. Nagu näha, siin hobustele on tehtud sellest teekivist oma rada, mis pidi nad liiguvad. Siin on üks võistlusareen, siin on soojendus, siin oli võistlusareen üleval. Siin on parkla, seal on tallid, kõik järjest, kui vaatate, igavesti suur ala. Ja tegelikult on seal tagapool, lähme vaatame sinna poole ka on veel hästi suur parkla ja mis kõige uskumatum tundub siis, et kui on nii palju areene, nii palju võistlusi paralleelselt, nii palju restorane, värke, särke, siis igale poole jagub inimesi. Et siin on ikka mingi tohutu mass koos, kes teevad sporti. Vot, nii. Ehk neid rikkaid on ikka siin ilmas palju, midagi pole öelda. Siin siis treenivad, kes siin nädalate kaupa istuvad, siis kogu aeg võistelda ei saa, et vahepeal peab niisama trenni ka tegema. Annavad hobustele nii-öelda natuke võistluspuhkust vahepeal. Korrastavad neid. Kõik platsid tunduvad neil oleva alt kastmisega. Et raha on siia pandud. Nii, trügisin siia hobusautoste alale ka, et päris pikk joru neid siin ja mitmes reas nad on, siis 4. reas siuke joru, suuri autosid, siin on ainult suured autod. Vot, oma jagu neid aine. Nii, ja tundub, et kedagi siin talliala väravate sees ei seisa, et saab vabalt igaüks minna ja vaadata natukene ringi. Me kõik ala ei viitsi läbi jalutada, aga näete, kui suur see ikkagi on nagu selles suhtes. Siin neid boksereas on, ma kujutan ette, igas kõrvuti 20 tükki kindlasti. Ja neid kokku siin, neid talle on tohu ja siin katuse all on põhimõtteliselt mingi 50 pluss boksi ühe katuse all, ühe augu siin. 25 boksi reas, siis 30 boksi reas. Nii, tere päevast! Täna on meil siis laupäevane päev, ilus väljas siuke circa 20 kraadi. Sooja, päike tuli ka pilve vahelt meil välja siin. Ja siis meie reisi 32. päev. Närvilised siin kõige väiksemad ootavad juba, et hakkaksime kuhugi liikuma. Kohe hakkamegi liikuma, et oleme täna viimast tööd siin kämpingus, kus me oleme nüüd nädal aega siis peatunud. Eile pesime või täna pesime veel pesu ja eile teeme kõik asjad täna korda. Läheme veel vaatame kõrval küla üle kohe. Küla nimi oli Sahora ja siis teisele poole jääb meist Las Cañas de Meca. Sinna läheme poodi ja vaatame natuke seda ka lähemalt.
eile siis, või noh, siin tundub, et nii ongi, et nädala sees oli vähe hõredam, aga eile reede õhtul siis lõi tegelikult kämpa suhteliselt täis enamus kohalike näol, kes tulid oma vagunelamutega ja värkidega. Praegu nad päevaseks on jälle paljud läinud sõitu, on läinud ka tõenäoliselt surfamisega tegelema või kuhugi mujale, aga tegelikult tuli kämpa suhteliselt rahvast täis. Ja kui me eelmisel pühapäeval tulime, siis jõudsime siia kämpaalasse, siis öeldi ka kohe, et kõik need pungalod, kus siis Anne ööbib, on täiesti välja müüdud ja nii oli ka eile näha, et siin park on suhteliselt täis, nii et kohalike seas on ikkagi väga populaarne, tullakse niimoodi oma haagisega või autoelamuga, pannakse telgid püsti. Eile oli siin natuke rohkem lärmi, et lapsed kaasas möllasid ringi ja ollakse looduses. Täiesti mõistan seda selles suhtes, et ega need suurlinnad mingid suurem asi ei ole, kus tegelikult toredalt aega veeta, et siin mändide all niimoodi õhtuti istuda ja tiksuda on väga tore. Ja mis nende kämpade alas veel nagu toredad tegelikult on, et lapsed teevad ju küll asja lärmakamaks, eks ikkagi on tore, aga muul ajal, kui neid ei ole, ehk siin ütleme nädala sees, talvisel ajal on siin elamus ikkagi suurem osa pensionärid ja noh, meiesuguseid vähe pensionäre, kõik on vanemad pensionärid kui meie, aga põhimõtteliselt on väga vaikne siin, et sul võib auto kõrval olla pargitud, ütleme mõne meetri kaugusele, aga keegi kedagi ei sega ja kõik on viisakad, naeratavad ja nõnda edasi. Vot, aga vaatame, mis see tänane päev meile pakub. Homme igal juhul siis plaan jõuda Sevillasse. Nii, oleme jõudnud siis siia, mis selle küla nimi oli? Enne me ütlesime valesti, tegelikult on selle küla nimi, vaata kaardi pealt äkki korraks järgi, aga igatahes see on see üks koht, kus on surfiparadiis. Ütle uuesti? Playa de El Palmar. Et siin on terve see pikk rodu, mis siit näha on surfarite ala, et kõik siin pargivad ja lumelauatavad ja mitte lumelauatavad. Noh, see mitte lumelaud, noh, surfilaud. Et see on kaasas ja meil mitte, aga võib-olla järgmised aastad juba on, mine sa tea. Et vaatame, natuke käib rannas ka ära, et rahvast on tegelikult päris palju rannas. Ei saa öelda, et ei ole. Nii. Võtame natukene lähemale ka. No, tõmbas selgeks ka tagasi. Nii. Siin pole natuke vähem neid. Aga kui te näete see kaugemal neid musti peanuppe, siis need on kõik vist surfajad. Nii, vedisime ennast ja vankrit siia allapoole. Aga tegelikult on tuul päris soe, ja? Et täitsa võiks päikest võtta, kui siin päikest tuleks. Päike on pilve taga praegu, aga muidu tundub päris lahe. Rahvas möllab vees. Kõik otsivad seda oma lainet, millega tulla. Aga tegelikult on suht vähe inimesed selle laua peal. Enamus aega ikka vaatad, kõik on maas ja püsti ei saa sinna peale. Oleks meil lauda, küll me siin surfaks ja näitaks neile, kuidas asi käib. Aga tegelikult on ikka täitsa paarimeetrine laine vist võib öelda sealt tagantpoolt tulles vaata, noh. Et nüüd me saame aru, miks nad siia ikka kogunevad. Ja miks ka meie kämpaaladel, isegi suht vanadel, on surfilauad, et meie üks naaber ütles pelglane, et 30 aastat 90-ndatest on ta siin käinud surfamas. Aga et nüüd alles teist aastat muidugi terve talv.
et päris mõnus rannake. Liiv on siuke mõnus, pehme. Palju ja jalu mõnus käia peal, ei ole üldse probleem. Siuke väike kaldtee siin, iga vähe aja tagant saab randa minna. Siin üleval on söögikohad. Väike promenaad, mitte midagi uhket. Just selline hipilik. Võib-olla natukene. Aga võib-olla ka mitte. Kurat seda teab. Kurat teab neid tänapäeva hipisid. Ainuke häda, mis siin selles ilusas kohas on see, et tuul on päris tugev. Tegelikult kui natukenegi jahedam oleks, siis mina ei saaks siin juba olla. Siuke päisepäeva ajal on okei, aga tõmbab kohe kaela kinni ära. Aga vist vaevalt, et oleks surfajatele kohta olemas, kus tuult poleks ja lained oleks. Nii et see on vist siuke paratamatus osa, et peab tuulega hakkama saama, kui tahad siin olla. Nii, oleme siis siukses kohas nagu Barbate. Siuke suht suur linn, siin on poed, särgid, värgid, tegelikult väga suur ei ole, aga siuke rannaäärne riba on hästi suur ja pikk ja siuke tohutu suur parkla, kuhu saab vabalt tasuta parkida ja siin viibida. Sama suur või veel suurem osa sellest on seal tagapool. Et selles suhtes on siin ikka ruumi sitaks, kus olla. Tasuta parkla siis. Et mine sa tea, kui järgmine aasta kordame siia tulekut, võiks vabalt ka siin mingisuguse aja veeta. Siin saab niimoodi linna peal jalutada ja teha ja sille jaoks toredam jalutuskoht. Nii, tulime siis nüüd oma kämpaalast natuke Malaga poole. Näitab sükest, selle koha nimeks ma ei tea, kas on või ei ole, aga Barbate. Igatahes siin on süke sadamalinn, mida praegu pole küll näha natukene. Meie käime siin Aldis ja Lidlis, kui seal kämpalas oleme olnud. See on meie juures 14 kilomeetrit. Ja siis süke ilus rand, kus jalutada, promenaad. Sännu võtab sõna, pole meil ammu siin rääkinud ja nõnda edasi. Et võt selline kohakene. Ilm on täna mega soe, süke 24 näitas. Tõenäoliselt oli see päikse käes ja praegu on siin väga tuulevaikne. Ja näed, on võimalik, et kui tuult ei ole, siis lainet ikka on. Aga kuna näha on, et siin surfareid ei ole, siis tõenäoliselt see pole piisav laine nende jaoks. Siin siis promenaadil niimoodi söögikohad, kuhu on ka kohe rahvas kogunenud. Tegelikult väga sümpaatne koht ja arvestades, et 500 meetrit on siit rannast umbes sinna tasuta parkimisalale, kuhu suure tõenäosusega nii palju, me oleme 3 korda sealt mööda sõitnud, iga kord on seal plats enamus tühi, et kuhu sa mahud kindlasti ööbima. Võib-olla peaks läbi lugema veel kommentaarid, et kas seal ka turvaline on, võib-olla on varastega probleeme, et seal praegu nii vähe autosid oli. Et siin, kus restoranide osa on, siin on ikka rahvast ka päris palju, ei saa öelda, et ei ole. Nii et siuke turistikas, tore turistikas. Ma ei mäleta, kas ma juba rääkisin seda või ei rääkinud, aga see kämpaala, kus me oleme, et seal on põhimõtteliselt nii, et kui võtad kuuks ajaks, siis on 10-11 euri pidi öö olema. Ehk siuke suurusjärk 3 sotti. Kuu saad parkida, saad kasutada dusse, WC-sid, prügi ära anda, võtta vett, anda kanalit ära oma autost. Elekter on selle hinna sees. Võt siin on see sadam. Kes tahab võib oma paadikest seal võib-olla hoida hea raha eest. Aga et kõik video peal nii ilus ei tunduks, siis näete, on ka siukseid tühjasid platse ja vähe siukseid vanemaid maju siin olemas, et kõik, mis hiilgab, ei ole veel kuld.
ja vot selle koleda maja kõrval ongi kohe suur kämparite plats, millest natuke maad edasi tuleb veel suurem plats ja kohe üle tee asub sadam ja paarsada meetrit eemal juba promenaad ja suur rand. Nii et täitsa vinks-vonks koht, söögikohti on siin ka palju, pood on 2 kilomeetrit maks. Nii et paneme kirja selle koha. Nii, käes on siis meil 32 või 3. hommik, peame vaatama auto juures, pole praegu auto juures, oleme siin kämpingus San Jose lõpetamas oma tegemisi, auto on juba ära pakitud, tegime just ka väikse droonivideo ja nüüd läheme, teeme veel viimase pilguheit, no mis iganes nüüd oli, aga Anne elamisele ka meil see on vaatamata, et siin on bungalod ka, mis on tegelikult juba tore, et siuke asi on olemas. Vot siuke väike eestuba on sellel majakesel. Nii, siis vets duširuum ja siis magamistuba täitsa eraldi olemas. Ja veel ka väike köögikene. Nii. Ja jah, kes tahab vingu sisse ajada, siin osad teevad, tegelikult on kamin ka siin täitsa olemas. Väike telekas, televusser. Ja kui olla nädal aega, siis selle koha või toa hind on 50 €. Nii et suhteliselt soodne, võiks öelda. Ja siin neid bungaloid on päris palju, mingi 40-50 ringis. Nii et kes soovib, siis järgmine aasta meiega kaasa siia tulla, siis võite bungalo võtta. Nii, tulin siia admini poole, lähen Anne bungalo võtmed ära viia, aga nagu näha, siin on täitsa lasteala olemas, kes soovib. Ja siis admini pool, siin näed, uued inimesed regavad ennast sisse. Keegi on hobusega tulnud lausa. Päris huvitav, näed inimesi pole ja admini pool. Et pühapäevane päev, võtmed sai ära antud. Hakkame kämpas siis nüüd välja sõitma kohe-kohe, nagu näha. Paljud täna pakivad, lähevad ka liikvele. Küll tulevad uued jälle peale, ilm on mega ilus. 20 kraadi on kindlasti sooja, puhtalt särgiväel ja lühkadega ei ole jahe täna. Aga nüüd võtame suuna siis Sevilla poole ja loodame õhtuks seal leida mingi parkimisplatsi ja hotelli, et homme päeval jõuaks midagi natukene ringi vaadata, aga see võib vabalt juhtuda nii, et ei jõua või ei saa ligi. Et kuna me peame ennast ikkagi piiratud liikumisvõimega tänu sellele, et meil on koerad ja beebi kaasas, siis me ei punni igale poole, pigem otsime looduslikke kohti. Ja kui sealt ei leia, kohta ei saa Sevillasse, siis Sevillast paneme kohe Faro poole ja mis linnad sinna jäid. Ühesõnaga mere äärde tagasi ja Portugali poole. Vaatame, proovime selle Portugali ka ikkagi ära. Ehkki see piirkond, kus me praegu oleme, on siuke tore koht. Gibraltaris siis ikkagi veel natuke maad edasi Portugali suunas. Et see ranniku äär tundub, et on kämpasid täis ja mõnus soe ja surfarid täis ja nõnda edasi. Vot nii. Thank you.